Nii, tundub, et lindistab. Tere, ilusat pühapäeva kõigile. Minul on laupäeva õhtu ja Liisal on kiire ja siis ma teen ühe koolituse või siis infopäeva jällegi ise. Mul on maru hea meel, et te nüüd kõik ilusti siia olete jõudnud või siis kes jõuab, jõuab hiljem. Ja, ja kuna mul homme on tegemist, siis ma tähtsad asjad tegin juba need täna ära. Ja minu jaoks on see nagu suurepärane võimalus, mille eest ma teid kõiki tänan, sest ma saan hästi harjutada selliseid asju tegema, millest mulle on kindlasti tulevikus väga palju kasu. Ja tuli mõte, mul oli tegelikult ammu juba selline mõte, aga et ma nüüd teen ühe sellise, juhin tähelepanu sellisele asjale, millest ma usun, et tänases Eesti ühiskonnas vähemalt 98% inimestest oleks see nagu eluliselt väga, väga kasulik info või see oluliselt teeb inimestel nagu elu kergemaks, et ma olen sinna ise kuidagi jõudnud pikapeale ja siis, mis ma nüüd sisuliselt joonistan teile või joonistasin, et see sündis niimoodi, et ma olin Kabulis tööl ja üks tuttav küsis, tuli nagu jutuks ja kusjuures prospektimise käigus eelmise ettevõttega. Ja siis tal oli üks mure ja siis ma leidsin talle, et ma lahendan selle mure ja joonistasin talle ühe pildi. Ja nüüd ma joonistasin selle teile ka ja ma loodan, et teil kõigil on sellest väga palju abi. Ja siis ma katsetan, et nagu heli äkki on nüüd parem, et see kõrvaklappidest mitte ei ole, nagu eelmine kord oli vähe kehvasti kuulda. Nagu pealkiri ütleb, et teadmatus on tegelikult hea. Et kas see küsimärk nüüd panna või mitte, see on igaühe enda asi. Aga üks, mis on kindel, on see, et teadmatus põhjustab hästi palju spekulatsioone, inimesed hakkavad mõtlema, kui nad täpselt ei tea, siis nad hakkavad nagu välja mõtlema ja üritavad kõike välja mõelda. Aga reaalsus on see, et ükstapuha, kui palju sa ei mõtle, on igal juhul see väljamõeldis. Küsimus on lihtsalt selles, et kui palju on niisugust üldist teavet asjadest, ehk siis, et võimalikult intelligentne spekulatsioon välja mõelda, ehk siis võib-olla järeldus. Aga ikkagi mingisugune protsent jääb alati alles sellest, et see ikkagi päris tõsi ei ole. Ja mis siis juhtub, kui inimesed spekuleerivad ja väljamõeldiste pealt nagu elavad, reageerivad ja muid asju teevad, et see piirab võimet nii ennast väljendada kui ka teisi mõista. Et kui ma ise endale ei anna aru, mida ma ise täpselt tean ja kas ma nüüd spekuleerin, kui ma päriselt tean, siis ma ei saa tegelikult päris täpselt ikkagi selgitada või siis ma ei suuda ennast ikkagi päris täpselt väljendada. Ja ammugi siis, kui ma nüüd ei kuula ilusti teisi, siis ma kindlasti ei suuda neid nagu lõpuni mõista, nendest aru saada ja ma teen mingid järeldused, teen spekulatsiooni alusel tegelikult ja ma ei saa neid mõista. Nii, siis inimsuhetes on see paha ja see on ka paha meie kallis ettevõtluses. Ja siis ongi nüüd see, et teadlikkuse põhjal vajaduse rahuldamine nii network marketingis, NVM, kui igapäevaelus. Et see on nüüd see, et loodetavasti nüüd tänane asi annab teile annab teile oskused siis teadlikult neid asju teha, et nii igapäevaelus kui ka siis äris ja loodetavasti see siis tõstab kõvasti teie suhte kvaliteeti, elukvaliteeti ja aitab nagu kaasa ka selles sihile jõudmises. Nii, nupp ei tööta. Vajutan uuesti. Ikka ei tööta. Kuidas ma saan? Nii, niimoodi.
ärge nüüd sellesse pildisse nüüd kohe kõike üritage kõigest aru saama hakata. Ma võtan jupi kaupa lahti ülevalt alla. Et sisuliselt on see selline graafik. Alumine joon on lihtsalt alumine joon. Keskmine joon on, mis nagu poolitab ja keskmise joone kohal see pisikene 0. Selle kohal on kirjas teadmatus ja siis see 0 ongi see teadmatus. Ja iga ajahetk, kui me arvame või kui meil tekib nagu, kui me ei tea, siis see käivitab teatud reaktsioonid, see käivitab mõtte, see käivitab erinevad mõtted, on ju, ja tihtilugu siis saab nagu mõtted jagada negatiivseteks mõteteks ja positiivseteks mõteteks. Ehk siis miinusmõte ja plussmõte. Nüüd, kuna meie ühiskond on laias laastus nii negatiivne, siis tihtilugu peetakse kahtlustamist, kartmist, nagu skepsist ja asja peetakse nagu normaalseks. Nii, aga nüüd, kui keegi mõtleb nagu hästi, keegi mõtleb, et aga tegelikult mul võib isegi hästi minna, tegelikult ma võib-olla ikkagi saan hakkama, tegelikult ma, et nagu, kui inimene mõtleb sinna positiivses suunas, siis seda millegipärast kutsutakse enesepettuseks. Ja siis ma joonistasingi lihtsalt selle, et seal need noolekesed, et näitavad, et nüüd, kui ma kaldun sinna negatiivsete mõtete poole, siis see justkui oleks ühiskonna silmis normaalne. Mõni isegi nimetab seda ratsionaalseks mureks. Aga kui ma nüüd kaldun positiivsete mõtete poole, ise leiutan, et siis seda arvatakse, et oi, tule ära petta ennast, nagu tule nüüd maa peale. Et tegelikult ongi, et ainus, mida me antud hetkel teame, on see, et me ei tea mitte midagi. Ehk siis me teame, et me ei tea. Ja see on tegelikult jumalast hea, et me teame, et me ei tea, kuna nüüd me saame alles hakata seda asja nagu juppideks võtma. Ehk et nii negatiivne, ütleme siis nii kahtlus kui ka positiivne osa, et nad tegelikult ei ole ei normaalne ega enesepettus, vaid nad mõlemad on täpselt üks ja sama asi, nad mõlemad on spekulatsioon. Lihtsalt selle vahega, et üks on negatiivne spekulatsioon ja teine on positiivne spekulatsioon. Nii, nüüd mõlemad tekitavad emotsiooni. Miks nad tekitavad emotsiooni? Sellepärast, et mõte tekitab emotsiooni. Et kui inimene nüüd midagi mõtleb, kui see on hea mõte, siis tal tuleb hea tuju, kui see on halb mõte, siis tal tuleb halb tuju. Et seal on nüüd see küsimus, et inimesel on valikuvõimalus. Et kas nüüd inimene mõtleb ühel ajahetkel positiivselt või negatiivselt. Et korraga kahte asja inimene mõelda ei saa. Inimene saab mõelda korraga ainult ühte mõtet. Mõni võib väita, oi, et ma saan küll mitut mõtet mõelda, aga proovi, sa ei saa mõelda korraga mitut mõtet, sa saad neid korda mööda mõelda. Et kes tahab, võib praegu proovida, kes tahab, võib kunagi hiljem proovida. Aga kindel on see, et see on võimatu. Nii, nüüd, kuna meil on nüüd valik, et me nüüd mõtleme, siis meil ongi valik, kas me mõtleme mõtteid, mis tekitavad meile negatiivse emotsiooni või mõtteid, mis tekitavad positiivse emotsiooni. Nüüd, nende vahe on see, et mõlemate käigus tekib mingisugune energia. Nii, või siis mitte ei teki, vaid see on energiaga seotud. Niimoodi, et kui sul on liiga palju negatiivseid emotsioone, siis see tühjendab inimest, see võtab energiat ära. Võid proovida, mõtle igast sitta kokku endale, vabandust väljenduse eest, aga mõtle igast mingit jama kokku ja siis tunned, kuidas sa niimoodi tühjaks lähed energiast. Või siis vastupidi, kui sa nüüd mõtled positiivseid mõtteid, sa mõtled, et ma saan hakkama, et ei ole hullu, et ikka juhtub ja igast muud sellised asjad on ju, et siis sa tegelikult saad energiat, sul on lihtsam endal. Nii, ja siis sealt tekibki see hetk, et kui nüüd oleneb kummad mõtted nagu domineerivad, ükstapuha mingit asja tehes. Mingist teadmatuse, ütleme sellest teadmatuse hetkest sõltub, millised mõtted sa lased endal domineerida. Nüüd juhtubki see, et kas sa muutud jõuetuks või sa muutud energiliseks.
ja nüüd ongi, et kas sa saad need asjad tehtud või sa ei saa neid asju tehtud, ehk siis, et see konkreetne näide selle tuttavaga oligi see, et tal oli vaja kaitsta üks mingisugune tähtis asi kuskil, ma ei tea, kas mingi koolivärk või midagi, õppis, tal oli mingi hullult õppida, onju. Ja siis ta kogu aeg mõtles selle peale, et seda on nii palju, oi, seda on nii palju, ma ei tea, kuidas ma jõuan. Vahtis vahepeal kella, et ma ei tea, mul on ainult kuu aega, ma pean mustmiljon asja tegema. Ja siis oligi seesama asi, et see aeg, kui inimene nüüd lubab endal neid negatiivseid mõtteid mõelda, sellel ajal ta ei ole suuteline neid positiivseid mõtlema, mis omakorda võtab talt kogu selle energia ära ja see võtab ka kogu selle aja ära, millega ta suudaks nüüd seda asja teha, et sihile jõuda. Ja seal ongi see asi, et kui sa nüüd käiad mingit negatiivset jama või spekuleerid lihtsalt, et äkki ikka ei lähe hästi, siis tegelikult see ainult tõukab sellele tagant, et sa ei saagi neid asju tehtud. Aga kui sa teistpidi jällegi motiveerid ennast, sa ei tapa ennast mingi jamaga, siis sa lõpuks tegelikult tänu sellele saad asjad tehtud. Nii. Nüüd, kuidas me saaksime seda kõike nüüd rakendada? Et me saame seda kõike igapäevaelus rakendada väga edukalt. Ma loodan, et te vaatate seda uuesti, sest et see võib olla mõnel ajas juhtme kokku, aga ärge praegu selle peale mõtlema jääge. Nüüd ma räägin sellest, et kuidas nüüd seda sama asja rakendada meie toredas tegevuses. Nii raha teenimise kui teiste inimeste aitamise tegevuses, kui milleks iganes keegi seda nimetab. Mina tunnen täiesti, et ma teen seda sellepärast, et ma töötan oma unistuse täitmise nimel ja ma teen seda moraalselt, ma tagan sellega endale tervise, ma tagan endale sellega rohkem aega tulevikus ja muud asjad. Nii, aga nüüd ongi Anthony Robbins on hästi ägedalt öelnud seda, et mis on edu valem. Ja et kõigepealt saa aru, mida sa ise tahad, siis saa aru, mida teine inimene tahab või mida ta vajab. Ja siis rahuldades teiste inimeste vajadused, lahendades tema mingid probleemid, see inimene nüüd, kes neid asju lahendab ja aitab, see saab ise kõik ja rohkemgi veel. Ja selles on nagu jumalast kõva loogika sees ja see omakorda haakub ka andmise saamise loodusseaduses, millest räägib seesama Deepak Chopra 7 Spiritual Laws of Success ja igast palju muid asju. Et kui sellesse süveneda, siis see on nagu absoluutselt loogiline teistmoodi, nagu ei olegi võimalik mitte midagi saada enne, kui sa ei anna. Aga sa ei saa anda ennem, kui sa ei tea, mida tahetakse ja sa ei saa teada, mida tahetakse, kui sa spekuleerid, mida teine tahab, kui sa ei küsi. Nii lihtne see loogiline ongi. Nii, järgmine pilt. Nii, kuidas seda nüüd tagada, et sa ei spekuleeri? See ongi seesama asi, et nüüd kui blokeerida kõik muud asjad, ehk kui sa mingisugust asja teed, siis sa muid asju samal ajal ei tee, sellepärast, et sa ei saa kahte mõtet korraga mõelda, on nii. Kui sa oled otsustanud, et sa puhkad, siis sa puhkad. Kui sa mõtled, et ma puhkan pool päeva ja siis hakkan tööle, siis tegelikult terve puhkemise aja mõtled selle töö peale ja pärast, kui sa sealt tööd üritad teha, siis sa tegelikult mõtled ka veel puhkamise peale, ehk siis sa ei saa kumbagi tehtud. Nii, ehk siis täpselt sama on nüüd meie töös, kui me nüüd inimestega suhtleme, siis meil on tarvis kohal olla. Meil on vaja 100% kohal olla selleks, et üleüldse olla suuteline aru saama, mida teine inimene tahab, siis me oleme suutelised seda rahuldama ja siis me saame selle, mis me ise tahame. Nii, ja hästi oluline on ka aktsepteerida, sest et nüüd inimene võib täiesti kuulata väga pingsalt, aga kui ta nüüd mõtleb, et tema mõte on õigem või mis iganes, et kui ta ei aktsepteeri seda seisukohta või ta ei aktsepteeri seda, mida ta kuulis, siis tegelikult ei ole vahet, kas sa oled kohal või sa ei ole kohal, sest et kui sa seda ei aktsepteeri, mida teine tahtis, siis sa ei ole ka suuteline seda tema probleemi lahendama ja nii edasi. Et selleks, et siis ei oleks spekulatsiooni, selleks ongi see, et kuula, mitte ära järelda
ja ära spekuleeri, ära arva, kuula, vaata ja arvesta näiteks ka seda, et verbaalne osa kommunikatsioonist on ainult 7%, loeb veel tonaalsus, loevad kehakeel, kõik igast muud asjad. Ja selle ma juba mämmutasin läbi, et olles 100% kohal, oled suuteline kuulma, mida sulle räägitakse ja mida sinust tahetakse või mida tahetakse üldse, võib-olla sinult ei tahetagi mitte midagi, võib-olla sulle tundus, et sinult tahetakse. Nii. Ja seal ongi see, et kui jääb segaseks, kui mõtled, et ma päris täpselt ei saa aru, siis alati on kõige lihtsam ja kõige täpsem viis on täpsustamine. Ja täpsustamise osas on ka see asi, et tihtilugu ütleme niimoodi, et kui inimene ütleb ühte, siis ta võib mõelda teist, aga kui nüüd ilusti inimest kuulata, süveneda, siis on võimalik näha ka väite taga tegelikku probleemi, mis üldse selle väite või soovi tekitas. Ja siis on veel paremini on võimalik inimese vajadus rahuldada, ehk siis, et on võimalik seda talle pakkuda hoopis, mida ta nagu tegelikult vajab, mitte mida ta kõigepealt ei küsinud. Ehk siis mul oli kunagi lihtsalt näide, et üks inimene ütles, et tal tahaks rohkem energiat. Nii, siis oleks võinud talle jumala rahulikult resuga niiksi on ju lükata või selles mõttes pakkuda, tegelikult seda tahtiski. Aga siis ma mõtlesin, et oot, et kus sul see energia puudus, siis tuleb, et ärme apteegi värki teeme, et vaatame ikkagi, et kus sul see nagu tuleb, on ju, ja siis tuligi lõpuks välja, et tegelikult moa oli talle parem. Et sai hoopis paremini selle asja lahendatud. Ei tohi ära driftida, vabandan. Et kui jäi endale segaseks, alati täpsusta, siis selle asja juures on see, kui sa nüüd kuulad inimesi või siis iseennast näiteks. Okei, ei drifti, kuulame siis teisi. Nii. Et ei loe see asi, et mida inimene tahab nagu pakkuda, vaid see, mis tegelikult teist huvitab, on ju. Miks ma panin siia vähem möla, pikem samm, on see asi, et nüüd kui mõnikord inimene, kui mina olen näiteks jumala sillas, et need õlid, millest ma olengi jumala sillas, siis ma olen veel jumala sillas sellest õlist. Siis ma olen veel jumala sillas sellest pudelist, on ju. Nii, ja siis igast muudest asjadest. Aga teine inimene üldse ei pruugi sellest olla. Ja nüüd, kui ma lähen talle mingit asja nagu pakkuma ja juba dialoog on avatud, vestleme, on ju. Nii, nüüd ma näen võimalust, et ma saan ta üle oksendada kogu selle infoga, mida ma tahan nende asjade kohta nagu talle anda, on ju. Nii, aga tegelikult inimene võib-olla hoopiski mainis, et aga kuule, mis värk selle äriga on või et mis iganes muud asja nagu. Et kuna meil on 6 brändi ja kuna meil on nii toote osa kui äri osa, siis on väga lihtne on kõvasti puusse panna ja mitte kuulata, mida inimene tahab. Ja see ongi see koht, kus on vähem möla, pikem samm, ehk et olla 100% kohal, kuula, täpsusta ja see ongi pikem samm, et sa saad rutem aru tegelikult, mida teine inimene tahab ja sa saad talle pakkuda, sa ei määri talle pähe midagi, sa ei soovita talle midagi, sa ei sunni teda nagu soovima midagi, mida ta pole tahtnudki. Ja see tagab ka nagu ütleme head inimsuhted, see tagab ka nagu ajasäästu, kellel on vähe, on ju, kõigil lõpuks võiks olla niimoodi, et kulub vähem aega kõikide asjade peale. Aga nüüd ongi, et kui neid asju teadlikult teha, siis kulubki vähem aega, saadki kiiremini teada ja nii edasi. Et toode, äri, suur, väike, tasuta, et see ongi, et kui me nüüd inimesi kuulame, siis me saame aru, et kas ta tahab toodet, kas talle meeldib äri hoopis, kas ta tahab ainult natukene teha, kas ta võib-olla tahaks ainult ma ei tea, 100, 200, 300 eurot kuus on ju mingisuguse, ma ei tea, 10 aasta jooksul. Miks mitte, kui inimene tahab, on ju. Võib-olla teine inimene tahab, nagu mina, tahab, et hakata suurt äri tegema, tahab kaugele jõuda sellega, tahab nagu palju teenida, tahab võib-olla elatisi sellest teha ja oma elustiili ja nii edasi. Ja võib-olla mõni inimene tahab ainult tasuta mingisugust oma õli saada. Siis meie ülesanne ja meie võimaldamegi seda, et me selgitame, et kuidas ta selle tasuta saaks. Nii lihtne see ongi.
et, äh, et kui, alles siis, kui me mõistame, alles siis me saame nagu aidata ja pakkuda teda või talle, mitte teda. Et siis me saame talle alles seda pakkuda, kui me üldse oleme nagu aru saame ja nii kaua, kuni me spekuleerime, nii kaua me ei saa seda. Nii kaua me ei jõua ka sinna, kuhu Anthony Robbins soovitab, et kuidas me saame seda, mida me ise tahame. Ehk et kui me tahame saada, mida me tahame, siis meil ei jää muud varianti, kui võimaldada seda teistele, et mida nemad tahavad. Ja seda tehes ma panin siia spetsiaalselt panin juurde, et ära välja tantsuringidest ja sellest võib lugeda meie bossist, Business Orientation Systemist, mis kõigil, kes selle asjaga tegelevad, kõigil on ligipääs. Ja Tim Sales on väga ägedalt selle asja seal lahti seletanud, et kuidas seda suhtlust teha, kuidas teha niimoodi, et sa ei lähe nagu Toots teelet tantsima kiskuma ja lõpetad, ma ei tea, ripud kõrvupidi köstri näpu otsas. Et sellist asja võib juhtuda, aga seda ei juhtu, kui me nüüd rakendame seda sama asja, et ärme spekuleerime, ei arva, vaid küsime ja anname endale aru sellest, et kui meil on õnnist teadmatus. Nii, järgmine pilt. Ma tõin selle just sellepärast siia, et nüüd, kui me oleme saanud aru sellest, et me nüüd on vaja kuulata ja kõik ja nii edasi, siis teinekord on nagu keeruline seda asja nagu aktsepteerida. Aktsepteerimise pool on keeruline, sellepärast, et inimesed on erinevad. Tihtilugu me mõtleme oma mätta otsast, kes kuidas. Ja nüüd ongi see, et jumal tänatud, et inimesed on erinevad, ongi palju ägedam. Ja inimesed saavad kõik tänu sellele toetada, aidata üksteist, bla, 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 bla. Nii, ja siis selleks, et teist inimest nüüd hästi suuta aktsepteerida, tema arvamust aktsepteerida, tema soove aktsepteerida, et mitte minna talle ninna toppima seda asja, kui ta tegelikult tahab hoopiski muud asja. Et selleks on hästi tark ära mõista see, et millist värvitüüpi inimene ta on, siis on teda võimalik tast nagu aru saada, et näiteks kui nüüd keegi tuleb mulle midagi rääkima, mina hakkan rohelisena kohe mingit detaile taga ajama. Nii, samas kui ma nüüd lähen, räägin Liisale või kellegile, kes on nagu niisugune punasem, siis need detailid ei ole nii olulised. Ja kui inimene ei taha neid detaile, siis ma ei lähe talle neid toppima, olgugi, et ma tunnen ise, et ta nüüd ei saa üldse, mida ma talle tahan anda, aga seal ongi see, et see pole oluline, mitte mina tahan anda, vaid see, et tema saaks selle info, mis tal on vaja, mitte mis mina tahan talle anda. Et mina pean seda aktsepteerima, et talle meeldib teistsugune info. Ja mida kiiremini ma seda teen, seda kiiremini, seda vähem mul kulub aega, seda rohkem mul jääb elu alles. Ja nii edasi. Et see on jälle omakorda siis selle andmise saamise seadusega, et kui inimene saab sinult, mida ta tahab, siis see on hea. Nüüd, kui ma nüüd ütleme niimoodi, et kui ise ei suuda anda, siis tuleb seda kõigepealt ise endale tunnistada, siis tuleb talle seda tunnistada ja siis pakkuda välja see, et okei, et kuule, et mina olen selline, ei pea ütlema, et tere, ma olen nüüd roheline või sinine või mis iganes, aga siis ongi see, et kuuled, et näiteks mul oli kunagi niimoodi, et mina ei teadnud, et kuidas nagu ettevõttega liitumise puhul oleks mingisugused asjad targemad, siis ma sain kohe, et kuule, aga ma tean, et Toomas jagab seda värki, tegimegi Tomile kõne, Tom seletas 5 minutiga talle ära. Mul oli jumalast okei kõik ja ma ei tunne ennast lollina, ma sain tegelikult nagu targemaks ka selle käigus. Aga teine inimene sai kohe vastuse, ehk siis, et ma leidsin tal tema probleemile lahenduse ja meil nagu vestlus jätkus ilusti ja nii edasi. Ja seal ongi see, et nüüd kui hakata hämama mingisugust asja, kui teine inimene sinust näiteks mingis valdkonnas on targem, siis hakkad talle hämama, siis ta saab aru, et sa ei ole aus, siis kaob usaldus ja ta läheb lukku ära sul. Samas, kui sa oled aus, sa ütled, et nagu, kuule, ma uurin selle järgi, ma praegu vist täpselt ei tea, kui ma ütlen sulle, siis ma valetan, ma ei tahaks sulle valetada ka,
ja siis ongi, et sealt tekib aususest tekib usaldus ja usaldusest tekib avatus ja kui inimene on avatud, siis ta on alles valmis vastu võtma seda, et tegelikult see õli on jumala hea. et nüüd ongi, et nüüd, kui inimene ikkagi ei taha, on ju, või inimene reageerib kuidagi teistmoodi, siis see tuleb meelde jätta see, et vägivald põhjustab vägivalda, et ennast ei ole mõtet kaitsta, ennast ei ole mõtet rünnata, teda pole mõtet rünnata, aga mis aitab sellises olukorras, kui nüüd inimene ei ole avatud, ta ei taha mingit asja või siis ta hakkab sinu asja mingit maha tegema, et kuule, et ma saan mingi 3 kulliga, mis jama sa mulle siin pakud, on ju. Et siis ei ole mõtet nagu sellele vägivallaga vastata. Et ei ole mõtet ennast nagu hakata õigustama, kaitsma mingi, noh, selles mõttes, et see ei ole õigustamine, kui ma ütlen, et ma tean, et see on Hiina traditsioonilise meditsiini tarkuse järgi tehtud niisugune erinevate taimede segu, on ju, ta on sisuliselt nagu viina aetakse, et tal on lihtsalt ravimtaimede mingi koostis on nagu umbes nagu, ma ei tea, lahja mingi vein ja 80 alko, on ju, et see on siis umbes mingi 200 alko versus mingi lahja jama, on ju. Et ja kui ei oskagi rohkem seletada, nii on ju, ega siis proovi lihtsalt mõista seda, et mis tal nagu sarved vastu ajas ja kui sa ei suuda seda mõista, ära spekuleeri jällegi, ära järelda, ära arva, ära kahtlusta, küsi lihtsalt, et mis siis sellega on, et nüüd niimoodi siis, et millest see siis reaktsioon nüüd niimoodi, et minu arust on ju hea asi, et mis värk sellega siis on. Nii, ja nüüd, kui ta ütleb sulle siis lõpuks, siis ongi see, et mis iganes see arvamus sealt ei tule, seda oleks tark aktsepteerida. Ja nüüd ongi, et nii eid on tark aktsepteerida, kui ka näiteks sellist asja, mida mõnikord inimesed ei aktsepteeri, mille on toonud ka välja üks Stop Selling, Start Closing on selle asja nimi, YouTube'ist saate vaadata, kes tahab. Ja seal on jumalast lahe see, et kuidas inimene oli otsustanud, et ta läheb, ostab endale tutika mingi Porsche. Nii, siis ta läheb sinna, ütleb, et ma tahan seda Porschet. Müügimees hakkab keerutama, proovi, sõitu, bla, 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 bla. See ütleb mitu korda talle, kuule, ma tahan seda Porschet osta. Seda Porschet tahan osta. Nii, müügimees ei saa aru. Nii, ja siis ta tõmbas sealt lihtsalt minema. Ma ei osta siit, sest et ma ei saanud osta siit. Ongi kõik. Ja ta tahtis nagu kohe osta. Ja et ongi, ja kui näiteks ei ole selline situatsioon, nagu tavaliselt ei olegi, mul on tegelikult paar korda juhtunud, aga ma panin taimeri sellepärast, et ma liiga kaua lobiseks. Et kui näiteks tuleb ei sealt, on ju, siis ja ta eiks jääbki, siis mina teen tavaliselt niimoodi, et kui nüüd vestluse alguses selgus, et inimesel on midagi sellist on tarvis, midagi ta tahab, mina vaatasin, et tantsisin nüüd Tim Salesi kirjeldatud ringikestes, vaatasin, et ma saan tema probleemi lahendada, siis ilmnes, et siiski ma ei saa, sest et talle ei sobi see, teine või kolmas asi. Nii, ja kuna see on nagu täiesti okei, et talle see asi ei sobi, siis kuna ma ikkagi olen orienteeritud siis probleemi lahendusele, siis ma saan talle pakkuda mida iganes alternatiive. Ma saan pakkuda talle, et kuule, äkki ma saan sind aidata, äkki ma tean mingit ägedat linki, äkki mul on mingid tuttavad, kes veel mingisuguse siukse asjaga tegelevad, või äkki ma olen kuulnud või siis pakkuda, et kuule, aga ma ei tea, et ma võin ka küsida, et meil on inimesi, on ju, et meil on siukseid inimesi, kes nagu jagavad ühest, teisest ja kolmandast, ma võin küsida. Ja teinekord on ka see, et võib pakkuda, et okei, see pole, et aga et kui sind nagu niisugune teema huvitab, et vaata, et äkki ma viskan su sinna päikepõues gruppi, et meil tuleb seal nagu igast infot veel peale, et nagu, see võib nagu hea ja siukene olla. Ehk, et
ehk et seda ka nimetatakse vestlusest positiivselt väljumiseks, aga mina seda vestlusest positiivset väljumist ei teeks ainult selle eesmärgiga, et mitte nüüd kontakti ära külmutada, ehk siis, et kui ma lähen talle nüüd ainult kummikutega selga, et hakka ostma, on ju, ja ta ei taha ja ma ütlen talle, kuule, okei, ei taha, tšau, pakaa, on ju, siis see on külmutatud kontakt, järgmine kord sellest ei tule mitte midagi, et ühtepidi võib võtta seda kontakti soojana hoidmisena ja teistpidi võtan mina seda, et ma lihtsalt säilitan head inimsuhted, ma aktsepteerin teise inimese arvamust ja mul elu palju ilusam tänu sellele. Et väga tore. Niimoodi. Ja nüüd on see, et kuidas ongi lihtne nagu aktsepteerida neid asju, et ma panin nimelt siia sellise pildi, et 63% inimestest, kes informatsiooni tahavad sinu ettevõtte kohta täna, ei osta vähemalt 3 kuud ja 20% nendest neil võtab rohkem aega kui 12 kuud, enne kui nad üldse midagi nagu ostavad. Ja tegelikult see asi ei ole üldse ainult mitte nagu meie toote ostmises, vaid nagu nii nagu see spekulatsioonipilt on terveks eluks hea, nii nagu elurattavärk on väga hea, millest Liisa oskab väga hästi rääkida. Siis ongi see, et ega nii äris kui elus, et mõnikord neid vastuseid nagu peabki hästi kaua ootama, aga üks, mis on kindel, on see, et need vastused tulevad. Need vastused tulevad siis, kui sa oled nendeks valmis, vastused tulevad siis, kui on ajusse koos kogutud piisavalt pusletükke, et see vastus ise kokku panna, võimalikult vähe spekuleerides. Ja sisuliselt ongi, et ideede, minu enda kõigi inimeste ideede müük on sisuliselt sama, mis toodete müük. Ja lõpuks ongi see, et ega ideid samamoodi võib-olla 63% inimesi ei osta 3 kuud ja 20% neil kulub rohkem kui aasta selleks, et su idee ära osta. Et siis ongi see, kuidas tolereerida võimalikult lihtsalt, kuidas aktsepteerida. Mina leidsin Wallace D. Wattlesi raamatust The Science of Being Great. Leidsin sellise nii ägeda ütlemise, mida ma nüüd korrutan muudkui igale poole. Et kõik inimesed on ideaalsed sellisena, nagu nad on igal ajahetkel. Nad kõik ei ole veel valmis ja päris kindlasti nad ei ole samal lainel alati kui meie. Ehk et me ei saa niisuguseid asju eeldada ja kui me ei saa seda eeldada, me ei saa seda pahandada või pahaks neile panna, et nad teistmoodi mõtlevad ja ongi niimoodi, et ju siis ei olnud õige hetk ja jätame kontakti soojaks. Ja nii ongi. Ja kui me oleme kontakti soojaks jätnud, siis me jõuame selle kõige alumise reani siin. Et inimene ei mäleta, mis täpselt öeldi, vaid see, kuidas teda tundma pandi. Ehk et nüüd, kui ma seda ära sai ostnud, tšau pakaa, siis ta järgmine kord mäletab, et ma olengi siukene, kes ainult tahab inimestelt midagi saada, kes tahab neile midagi pähe määrida. Ja nii ongi. Ja võib-olla ma tegelikult üldsegi ei ole selline. Vaat nii. Ja siis viimane ongi see, et kõik inimesed ongi ideaalsed sellisena, nagu nad on. Ja ongi see, et kui meil on sellised ägedad suured unistused, meil on tegevus, mis meile meeldib, me oleme veendunud selle headuses ja moraalsuses ja kõiges muus, on ju, siis ongi see, et kui meil on nagu, et don't let small minds convince your dreams are too big. Ehk siis need on need inimesed, kes leiavad igasugusele asjale, igale lahendusele probleemi. Need on need inimesed, kes mõtlevad kõik asjad võimatuks, kes leiavad, et mille pärast nad ei saa millegiga toime tulla ja nii edasi. Ja need inimesed tavaliselt hakkavad siis meiesuguseid nagu veenma selles, et kuule, sa ikka tahad liiga palju, see ei ole ikka päris nagu okei ja värk on ju, ja sa ikkagi liialdad raudselt. Ja siis nad ütlevad, et see on enesepettus.
et see on see pettus, mitte ja jumalast okei on tegelikult mõelda, et jumala halvasti läheb kõik. Nende jaoks on see okei. Tegelikult mõlemad on spekulatsioonid, nagu ma just enne seletasin. Ja nüüd ongi, et kuna ükski unistus ei ole liiga suur, aga tihtilugu üksinda on seda unistust raske nagu elus hoida ja nii edasi, siis minu arust ongi ilgelt lahe see, et ma leidsin Robin Sharma pildi sellise ägeda, et mida suurem on unistus, seda tähtsam on meeskond. Ja nii ongi, et mida suurem eesmärk, seda tähtsam on meeskond ja me saame kõik üksteist selles mõttes toetada täpselt nii, kui kellelgi on ja avastab, et täiesti teist värvi inimene, kellele ta ei mõista midagi rääkida. Kui me omavahel saame hästi läbi, käime läbi, suhtleme, mis iganes, tunneme üksteist, siis me teame ka alati seda, et kelle poole pöörduda selleks, et saada nüüd see vajalik info, vajalik kontakt, et me saaksime võimalikult ruttu inimest aidata, tema probleemi lahendada. Ja kõige parem koht, kus kohas seda tiimivärki, kus suhelda inimestega, kus saada tuttavamaks, on ju. Et kuna meil on nii äge üle netipõhine äri, siis me reaalselt väga palju kokku ei saa. Aga mis on nagu kõige ägedamad asjad minu arust, on need söögid, mis on peale eventi. Et kui event on tihtilugu selline, kus on nagu palju visuaalset ja sellist asja, on ju, inimesed istuvad, võib-olla istub teises saali nurgas, on ju, ja siis sa üldse enam kedagi ei näe ja ei tunne, kui meil lõpuks on siin mitu tuhat inimest saalis, mis ka kindlasti juhtub. Ja selleks ongi see, et nüüd 27. jaanuar on meil event, et see on minu arust ongi äge koht, kuhu ei tule neid small minds ja neid väikseid ajusi, kes tahavad sind nagu veenda, et su unistused on liiga suured või mis iganes, on ju. Ja selle omavahelise suhtluse ja kõige selle jaoks ongi 27. jaanuar on event, seal on äge, saab kokku, saab arutada, kes räägib mingit kogemusi, mingit nalja, kuidas mingi lahe asi juhtus, kuidas keegi sai mingi eriti retsi ei kätte või ma ei tea. Ja näiteks nende õhtusöökide asi on veel see, et kuna seal on nagu palju inimesi erineva selle toote, erineva kogemuste pagasiga ja nii edasi, on ju. Et siis ongi see, et seal nende vestluste käigus näiteks minul on juhtunud niimoodi, et mind oli mingisugune asi oli jupp aega, nagu ma ei suutnud seda välja mõelda, ma ei tea, kui kaua. Nii, ja Soomes ajasin 2 sõna juttu Margiga, selle ettevõtte omanikuga, see oli vastus, mingi, ma ei tea, mitu aastat ma olen mõelnud, vastust pole, vend pani lihtsalt niimoodi haba vastus. Telfordis sama asi oli selle Steve Schwartziga, et ajame seal juttu, siis mul oli mingisugune asi, millega ma olin ka pead kõvasti murdnud, on ju, sai käed taskus muu seas, lihtsalt vahutas mulle 3 sekundiga rääkis mulle ära, et nagu nii lihtne ongi. Ma mõtlesin, okei, et see on see koht, kus, et see ei ole ainult nagu õppimise kohta, aga see on niisugune äge sotsialiseerumine, see on tiimivärk ja energiakümblus, ehk et seal ei ürita sind mitte kunagi mitte keegi ümber rääkida, et kuule, sa ikkagi unistad liiga palju. Pigem keeratakse juurde ja lähed sealt ägeda energiapauguga ära. Et näed, mul hakkab aeg otsa saama ja ma olen jumala graafikus. Et kõike toredat, ilusat pühapäeva teile või kes mis iganes päeval vaatab, ilusat mis iganes päeva sulle. Et ja loodetavasti näeme juba jaanuaris ja ma ilmselt teen varsti jälle mingisugust loodetavasti ägedat koolitust ja ärme siis spekuleerime. Naudime teadmatust, kui ta tuleb ja soovin teile kõike toredat. Mul on väga hea meel, et ma sain selle asja nii soravalt tehtud, sest ma ikkagi ise mõtlesin selle asja välja. Et siis on nagu hea lihtne. Olgu, tšau!